Hiiumaal külvab segadust plaan ühendada siinne ametikool gümnaasiumiga ja kuigi Haridus- ja Teadusministeerium näeb selles võimalust tugevdada siinset saarel antavat haridust, siis õpilased ja lapsevanemad on hoopis teist meelt. Nad arvavad, et ametikoolis kaovad ära osa erialasid ja kujutage nüüd ette, mis siis hakatakse kirjutama gümnaasiumi lõputunnistusele. Mul on 2 last Hiiumaal, kellest vanem siis järgmisel aastal see otsus ongi ees, et mis edasi saab, et praegu 8. klassis ja järgmisel aastal tõesti on tegelikult segadus praegu, et mis siis teha, et Hiiumaa gümnaasium on tugev kool, hea valik, aga et kui siin toimuvad muudatused, et siis võib-olla peame ümber mõtlema, või tegema teisi valikuid, aga see on ka muidugi keeruline, et laps mandrile saata on keeruline valik. No praegu on räägitud sellisest asutusest nagu Hiiumaa Hariduskeskus, mis see teile ütleb, mis sinna gümnaasiumi lõputunnistusele siis võiks jõuda? Hariduskeskus ongi väga imelik nimi, või mis iganes selle nimeks siis tulevikus saab, et gümnaasium on tegelikult osa Hiiumaa inimeste identiteedist, et me tunneme, et kui meil nüüd on üks riigigümnaasium, et siis riigigümnaasium peaks sellisena jääma. Kui me hakkame nüüd võrdlema, kas gümnaasium või ametikool, kõik need kolledžid ja hariduskeskused, nad on ju sisuliselt kutsekoolid. Ja kui me võrdleme nüüd puhast gümnaasiumi tunnistust ja kutsekooli tunnistust, mõlemad on head, aga see gümnaasiumi haridus, mis on kutsekoolides, ta ikkagi on nii palju kitsam, et lapse võimalused on piiratumad. Mures pole mitte ainult lapsevanemad, ka õpilased ise ei poolda koolide liitmist. Meil on Hiiumaal 2 tugevat iseseisvat kooli, Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool. Et selleks, et 2 kooli saaksid omavahel mingisugust koostööd teha, selle jaoks ei ole vaja neid nii-öelda kokku lükata ja minu arvates ei peaks hakkama mingisugust sellist segumiksi selle jaoks tegema, et see muudaks olukorra lihtsalt segasemaks. Tekib võib-olla see olukord, et need noored, kes muidu tuleksid Hiiumaale gümnaasiumisse, lähevad mandrile, nad omandavad mandril keskhariduse ja lähevad edasi siis ülikooli ka mandrile muidugi ning nad ei leiagi oma teed tagasi Hiiumaale. Et enda näitel mina tunnen küll, et kui ma oleksin läinud siis gümnaasiumisse mandrile, siis Hiiumaale tagasi tulek hiljem on kindlasti palju raskem. Tahetakse luua hariduskeskust. Ehk see tähendab, et põhikooli lõpetaja, kui ta lõpetab, siis ta tuleb siia kuskil, siin on üks uks, kus ta sisse läheb ja sealt ukse tagant saab ta endale valida siis mida iganes, mis tal just täpselt tarvis on. Ehk see on siis see hariduskeskuse mõte. No kuulda on, et lapsevanematele ja lastele endile see mõte ei meeldi, et kas te tunnetate praegu, et teie häält nagu võetakse kuulda seal kaugel ministeeriumis või tundub rohkem nagu jälle see teerulli taktika? No vähemalt siiamaani ei ole kõik need visioonid ja asjad, mis on minu käest küsitud, need ei ole muutnud HTM-i seisukohta, nii et tõenäoliselt ei arvestata väga. Me toetame kutseharidusreformi, et selle raames ametikoolil uut hoogu anda, aga soovime, et Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikool jätkaks eraldiseisvate asutustena. No miks ei ole siis see pealinna mõte hea ühendada nüüd 2 olemasolevat kooli? Ei ole näinud argumente, mis toetaks seda liitumist, et mida hiidlane ja Hiiumaa noor, kes meil gümnaasiumis käib, mida ta sellest võidab. Mina olen täitsa seda meelt, et tuleb noori kuulata ja kuna noorte seisukoht on üsna selge olnud, et soovitakse tänase Hiiumaa gümnaasiumi jätkamist, millel on 10 aastaga kujunenud välja oma traditsioonid, ajalugu, kombed, et siis tuleb neid austada ja hoida. Ministeeriumist aga kinnitatakse, et gümnaasiumi haridus ära ei kao ja koolide ühendamises ei peaks ainult vajadust nägema. No see pole mitte ainult vajadust, vaid tegelikult on tegemist ka võimalusega. Ja loomulikult on probleem õpilaste arvus ja loomulikult ei ole see küsimus mitte rahas. Õpilaste arvu küsimus on see sellepärast, et viimase 20 aastaga põhimõtteliselt Hiiumaa õpilaste arv on 2 korda vähenenud ning täna Hiiumaal põhikooli järgset haridust pakub küll Hiiumaa gümnaasium ja peab pakkuma kindlasti ka Hiiumaa ametikool. Ehk täna on saarel 2, võiks öelda, mini-riigikooli, kes peaksid tegelema ühe ja sama eesmärgiga, põhikooli järgse hariduse pakkumisega. Nii et küsimus on kindlasti õpilastesse, et iga õpilane saaks võimaluse haridust omandada ning küsimus kindlasti ei ole mitte ressursside kokkuhoius, vaid kvaliteedi pikaajalises tagamises. Homme peaks saart väisama ja Hiiu rahvaga lõpuks ometi kohtuma minister Kristina Kallas.